Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervis. Käes on laupäeva õhtu kell 9 ja eetris on taas kord rallisaade Kuues käik. Ja Danaari saarte ralli ei ole siis teps mitte veel läbi, sest et hilis õhtul tuleb ka linnaratsana, kuna see on selline lühike sutsakas ja me loodame koos Roland Poomiga, et seal suuri muudatusi ei tule, siis mõtlesime, et teeme siin selle saate kell 9 ära, et siis saate seda õhtul kuulata, muidu jääb täitsa öösse või hommikusse kuulajatel ja siis on juba need jutud võib-olla vanad. Aga lihtne, et päev lõppes või päev siis hetkel on seis selline, esimene Rovanpera, teine Ogier, 3. Evans, 4. Katsuta, 5. Formeau, 6. Neville, 7. Tänat ja eks see ralli läbi päeva oli selline, et Rovanpera võitis kiiruskatse, Toyotad olid enamasti 1-5 ja siis tuli 3 Hyundaid ja siis tuli kuskil kaudemal 2 M-sporti. Eks ma siin päeva peale õnneks päeva lõpp natuke läks põnevamaks, aga Roland Poom, millal sa viimati nii igavat rallit nägid? No absoluutselt mitte midagi, sa teadsid, esimene, teine, 3., 4, 5, sisuliselt identsed. Ja siis tuleb need Hyundaid koos, eks ole, kas seal on Formeau ees, Neville, vahet ei ole. No päris karm vaatamine oli tegelikult, mis siin salata, et ma arvan, et nii blogi numbritest näen tuttavate huvist. Vahepeal on selline tunne, et olen üks väheseid siin, kes üldse siin Eestis seda rallit hommikust õhtuni vaadanud on. Ja tere õhtust minu poolt ka. No tegelikult on isegi lausa natuke kahju, ma pean ausalt ütlema. Et teoorias ju asukoht on ju väga äge. Kõik on nagu olemas, suurepärased kiiruskatsed tee iseloomu mõttes. Aga tõesti, see on kohutavalt igav ja ma isegi praegu ei too nagu võrdlusesse seda, et Hyundai ja Toyota vastasseis on igav. Aga igav on ka tegelikult seetõttu, et ega ka Toyotas on see vahekord nende sõitjate kiiruse mõttes küllaltki igav. Et väga selgeks sai tegelikult jõudude vahekord juba eile ja nii see ka täna jätkus, et tegelikult pean nõustuma eilse ühe lugeja küsimusega, kes ütles, et see ralli on kuivem kui selga küpsis. Et kahjuks ta nii on, midagi pole teha. No nii, alustame kohe siis, räägime kõigepealt Hyundaist, siis räägime M-spordist, siis Toyotast ja Hyundai puhul, eks siin on päev läbi tulnud väiksed infokilde. Ja siis Roland Poom, ma loen sul erinevaid infokilde ette ja sa siis räägi, mis nende Hyundaidega häda on, et tema isoon ütles siis vist vara hommikul veel eile õhtul Dirtfishile, et meil on uus rehvitootja ja me ei arvanud, et on sellega probleeme. Siis Neville hakkas päeva peal ütlema, et ta on muutnud kõike välja arvatud diferentsiaali, mida ta ei saa muuta. Tänat ütles, et Otna siis Kaspar Uusile, et võib-olla autokere ei ole niivõrd valmis ja siis tema soon siis rääkis nüüd hilisõhtul vist ikkagi on differ, on see vist asi, mis on mure, et Neville'il on 2 identset ja Formeau'l on vist natuke teistmoodi, sellepärast on kiirem, aga fakt on vist see, et kõik on hädas sellega. Kas nad vist konkreetselt teile välja öelnud, asi on selles, aga eks me saame vist aru, et milles asi on? Nojah, selles mõttes see rehvi jutt on iseenesest teoorias ja võiks nagu klappida, et autot seadistatakse ikkagi nii-öelda rehvi järgi testis, et kui sul on nagu rehv all, millega sa lähed rallile, siis selle rehvi pealt sa teed ka autoseadistuse. Aga minu jaoks on ikkagi lõpuks jääb küsimus, et tegelikult millele vastust ei ole, on see, et rehviks. Aga mis autoga Neville sõitis viimast rallit Hispaanias, mis oli siis ralli Sierra Morena. Et ta oli selgelt ju Evansist ikkagi eespool. Ma vaatan viimane või eelviimane katse on 10,4 sekundit kokku, et edestanud Elfin Evansit. Kas Thierry Neville sõitis nii-öelda testrallil vana autoga? Minu jaoks on see tegelikult nagu võtme küsimus praegu. Kas see vana auto
Hankoki refiga töötas, sest öeldi ju, et arusaamatu on, miks see auto täna ei sõida. Eile ja täna, et kui sõideti testil vana autoga ja rallil uue autoga, siis tundub, et nagu ideeliselt tehti väga vale otsus juba. Ma saan aru, et tõenäoliselt siis, kui see nii oli, siis tõenäoliselt hoiti nii-öelda uut võistlusautot MM-ralliks. No see tundub kahtlane. Aga mis see ikkagi põhimõtteline siis tee selgeks? Mis sinul on jäänud mulje, et mis läks valesti? Mis on autol valesti? Oletame, et differ on täiesti mööda. Mis see tähendab? Tee sellisele lihtsale kuulajale nagu Kaljur on selgeks. Mis sealt saab olla valesti kõigil kolmel autol niimoodi, et see ei liigu? Millega mööda pandi? Väga keeruline öelda, et differ ikkagi ju suuresti on nagu, mis ülekannet kasutatakse. Näiteks on ju, mida seal diffri puhul nagu peamine asi on, kui diffrit muudetakse. Aga hetkel ma saan aru, vähemalt väide oli siis selline, et täna ei saa seda olukorda lahendada, vaid selle jaoks me peame kasutama jokkerit. Et see tähendab, et probleem on ikkagi nagu selline suurem fundamentaalne, mitte lihtsalt mingi diffri vahetus, mille oleks võinud öösel ära teha ja täna oleks asi toiminud, vaid et seda õiget lahendust ei olegi täna kasutusel. Aga jätkuvalt siis tekib minul küsimus, aga kuidas sai sõita eelmisel rallil, kuidas Neville sai olla Evansist kiirem? Et see küsimus minu meelest nagu jääb ikkagi üles, et mis siis teistmoodi oli? Kas oli teine auto või ei olnud? Või kus see vahe tekib? Kas võib olla, et see Kanaaride ralli on nagu nii spetsiifiline, let's go, vana hea sõna, et sellest Hispaanias nagu ei saanudki aru, et selles mõttes, et eks ole, tänad seal mingil testil, et sul otsis võimalikult sarnased teed üles, seal ta ütles, et meil on mure, seda ei saadud korda, sellepärast arusaadav, nüüd on selge, et viga on nagu ülisuur, äkki see ralli lihtsalt mis see Kanaaride teed ongi nii erinevad, et see Hispaanias see test sealt ei saanudki nagu päris hästi, et oleks need Hispaania, mis iganes Morena need teed, et seal võib-olla need Hyundaid ja Toyotad laseks praegu võrdselt, või? Päris keeruline öelda, et tahaks arvata, et need teed ei ole nii erinevad, aga et nagu see probleemi on ikka nagu suur. Vahed on ju suured. Et ma saaks aru, kui me räägime siin tõesti nagu, ma ei tea, marginaalsetest vahedest, aga kui me 2 päeva sõideti, siis need vahed on suured, aga see ei ole nagu, see on puhas minu arvamus, et tõesti, võib olla ka olukord, kus ikkagi testi rallil olid teeolud nii palju teised kui Kanaaridel, et mida ma ka tegelikult neljapäeval just mainisin, et Kanaarid, et selles mõttes on nagu omapärased, et need kulgevad nii-öelda vulkaanilise mäe nukkide vahel on ju, nad on alati positiivse nurgal, ehk siis sisse pole kaldu, et vesi ära voolaks ja nii edasi, et võib-olla see väike eripära, mis siis nii-öelda mandri pealt tuleb, võib-olla see tõesti midagi nii palju määrab, aga tõesti minu jaoks on see jätkuvalt ikkagi selles mõttes müstika, et kui ka öösel oli või õhtul oli võimalik teha mingeid suuri muudatusi, ma saan aru, et Oti auto puhul tegelikult tehti sellised väiksemaid, marginaalsemaid muudatusi, asi läks hullemaks, et tõesti seda paika ei saa, et kas tõesti, ega siin ongi tegelikult laual 2 varianti, kui meil infot ei ole, siis me saame ainult arvata, kumb see õige variant on, et kas siis testralli olud olid nii palju erinevad võrreldes Kanaari oludega või kasutati testrallil vanat autot ja Kanaaridele mingi uue autoga. 2 varianti, siin rohkem variante olla ei saa. Jaa. Võtame siis, ega me siin targemaks ei saagi, ma ei tea palju seda kunagi avatakse, mis seal tegelikult oli, kus seal mööda pandi, mis seal juhtus. Aga võtame siis need 3 Hyundaid ette, et kõige edukam neist meestest läbi päeva on olnud ka kõige kiirem Adrien Fourmaux. Tema siis alustas päeva lausega, et seadistusega oleme tagasi seal, kus olime ralli esimesel kiiruskatsel, et tunnen, et nii masinas hästi, kuid töötada vastu on ikka raske. Ehk siis tegelikult tema, mis ta siin vahepeal proovis, et äkki saaks masina kiiremaks kuidagi, siis sai aru, et mitte miski ei aita ja see, millega ta rallit alustas, ta oli kohe algusest oli kõige kiirem Hyundai, ta on seal tagasi, tiimiboss, tema soon ütles, et tema differ on ta natuke teissugune, kõik
see oli päris huvitav, kõik need 3 meest sõidavad väga erinevate seadetega, et kõigil on omad sellised kitsud, aga fakt on lihtsalt see, et päeva lõpuks nad sõidavad kõik 1 sekundisse, mis on 10 sekundit aeglasem kui Toyotad. Et Formeau, selles mõttes kiidame, et kui siin mõni mees, kelleni jõuame, pani ikkagi mäsa, siis Formeau on selles mõttes, see on ikka, ma kujutan ette, see on päris piin on sõita tegelikult seda, et sa ei liigu nii, nagu sa tahad, nagu kiiruse poolest. Et seal seda mitte üle pingutada, mitte hulluks minna, et selles osas peab vist Formeau kiitma, ehk päeva tõenäoliselt lõpetab siis 5. kohal. Tatsuta selline 20+ sekundit, selle järgs peab seal Tatsuta ise vist natuke mökerdama, aga ei ole, hoiab sellised kerge surve all, et Tatsuta ei saa päris niisama jalga gaasilt võtta, et tema on oma töö ära teinud. Ja, ma arvan, et Formeau on kokkuvõttes ikkagi kogu sellest jamast olenemata teinud päris ja töö, et kui ta nii-öelda jutumärkides noorsõitjana Hyundai meeskonnas on ju kolmanda sõitjana 2 maailmameistrit ees, et kui ta ikkagi teise päeva lõpuks on nendest kiirem, siis ei saa öelda, et kuidagi moodi see päev kehv oleks tema jaoks olnud, et eks ega ei saa öelda, et 5. koht kehv väga oleks, aga lihtsalt see jõuvahekord on lihtsalt nii suur võrreldes Toyotaga, mis siis jätab mulje, et see vahe on nagu tõeliselt suur, aga Katsutaga 22,8 see vahe on tiksunud nagu vähehaaval kogu aeg juurde. Ehk siis tegelikult on näha, et siin ei ole nagu küsimust, et kui Formeau saaks nüüd midagi veel natuke leiaks, et ta saaks Katsuta vastu kuidagi, et siin tõenäoliselt ikkagi see Katsuta vastu saamine võiks toimuda ainult läbi Katsuta mingite probleemide, et muud varianti siin tegelikult ei ole. Aga jah, ma arvan, et Formeau peab küll selles mõttes kiitma, et olenemata, mis olukord seal praegu on, siis võrdlemis ikkagi tubli tulemus on, et võrreldes meeskonnakaaslastega. Ja, ma igal sõitel võtsin välja, et siin lõpus hakati siis joga ajama, kuna 4 esimest katset oli selline igav, mitte midagi ei toimunud, siis sõitjad hakkasid joga ajama, see oli päris fun oli, et tema tuli sealt Munsteri kohast mööda, mulle see oli ja siis ta ütles, et küsiti, et kaotasid aega ka seal, ta ütles, et natuke ikka, pole hullu, et siis see porteer vist küsis, et kadu vist pole murre ja siis see Formeau naeris ja see mitte eriti, et siin pole vahet, et paar sekundit siia-sinna, mitte üldse vahet ei ole. Formeau taga 6. kohal, kaht meest lautab siis 10 sekundit, Thierry Neuville kiiruskatse number 9 võttis ta päeva ruttu nii, et katsetame asju, mida tavaliselt rallil ei proovita, vahetame rõike peale differentsiaali, et just kui leidsin korraks parema tasakaalu, aga peale paari kilomeetrit ma siin ikka kurvides ei keera. Ehk, ta oli kõige avameelsem nendest Hyundai meestest, Formeau'l võib-olla oli kõige vähem häda ka, et ta seal ikka ütles, et nad vist absoluutselt nii ühes suunas, teises suunas, nii üles-alla, aga 2 identset differit on raasas, siis neid vahetada ei anna, siis ongi nii on nagu on, ta ütles, lõpus hakkas muidu kopp ette viskama, ta ütles idiis, ütles iga katse lõpus, et selles mõttes, et see võttis hästi asjad kokku. Jaa, aga ma ei oskagi su jutule tegelikult liiga palju lisada, ma võtaks need Neville'i ja Tänaku tegelikult mõlemad kokku, et väga võrreldavad päevad jällegi, et Neville'i kommentaaridest lihtsalt sai võib-olla seda välja lugeda, et mindi natukene võib-olla suuremaid muudatusi tegema, et mida muidu ei tehtaks ralli jooksul, et lihtsalt nii-öelda katsetada, proovida. Ja Ott, kui ma õigesti mäletan, ega ta nagu liiga jutukas ei olnud, et lihtsalt nii-öelda katse mingisuguseid teemasid rääkis. Et Neville'i kommentaari puhul lihtsalt saab öelda lihtsalt seda, et ilmselt nagu proovitakse võib-olla selliseid asju, nagu ta ütles, et mida muidu ei proovikski üldse. Aga nüüd, Roland, mul on hästi palju tuli lugeja küsimus, siis ma palusin. Ja väga hea, ma hakkan siin nüüd vahele pikkima siit esimene küsimus Ahtilt. Nagu tegelikult ütles Neville ka, et proovitakse kõik, eks ole. Et 3 autot on, et huvitavate rehvidega ei proovitud erinevat variante. Et näiteks, et kõik sõidavad, et alati on kaasas seda 5 kõva segu. Et kas poleks mõtet proovida kas või näiteks seda, et võtad ka paar pehmet kaasa. Et Ott kurtis juba peale esimest katset, et rehvid on putud.
et ehk oleks parem panna värsket rehvi peale, kui nagunii on läinud, et savi need lisadilod, et sul 3 autot, saab katsetada absoluutselt kõike välja arvatud, pane see üks ring, pane pehmed alla, äkki toimib, et sa saad aru, miks seda ei tehtud või ei saa aru? Ei, ma tegelikult ei saa otseselt, sest tegelikult kui nüüd need kommentaarid ette võtta, mida siis äkki võis olla päeva servises öeldi, oli mingi info tuli, et just haardidega on see auto eriti kehv. Kas oli, kuskilt jäi kõlama? Ehk siis tegelikult ju võiks olla koht, okei, me paneme pehmed alla, me sõidame need pehmed peeneks, me peame 6 rehvi kaasa võtma nii-öelda, on ju. Aga me saaks võib-olla jälle nagu mingi info, et kas pehmega see auto sõidab. Aga äkki nad teavad sellest tänatu testidest, et auto on nii mööda, et ma eeldan, et kui tänatu üldse auto ei toimi ja sel päeval ma arvan, prooviti nii kõva sedu kui pehmed sedu ja ma arvan, et see on vist see kõige suurem tõenäosus, et neil on see info olemas, et pehmed ei toimi ja ei ole mõtet, et see on juba see risk, kui sa tead, et see pehmed ei liidu, siis seda riski vist ei ole mõtet võtta, et äkki tule lõpuni. Ja, ei, see on ka nagu valid point, et tegelikult ma lihtsalt nagu mõtlen seda, et mis see kommentaari sisu oligi see, et mulle jäi mulje, et see auto on nagu haardidega eriti kehv, et just haardidega. Et kui panna softid, et seda nagu ei öeldud välja, et kas softiga ta töötab paremini või ei tööta, et võib-olla tõesti ei tööta. Et siis see on lihtsalt meie puhas heietamine, aga jaa, ma ei tea, et ma arvan, et olukord on see, kus kõik on proovitud, võib-olla siis on ju, et kui teatakse, et soft ka ei tööta, et kas siis on proovitud minna iga, ma ei tea, Neville'i kommentaaris sai aru, et võib-olla mingis olukorras esimesed paar kilomeetrit toimis auto, edasi ei toiminud. Kas see oli mingist hetkest, kui nagu rehv hakkas soojaks minema, hakkas üle kuumenema, et inseneridel on paras mõtlemine, et kui ka esimesed paar kilomeetrit autodes, miks ta töötas niimoodi, on ju. Et tegelikult on päris huvitav olukord ja ega meie saamegi siin ainult lihtsalt heietada selle teema üle ja lihtsalt mõelda kaasa, aga tegelikult on nagu väga huvitav olukord, et ma ei oskagi midagi rohkem öelda. Igatahes 7. kohal Ott Tänak, vahe Neville'iga siis 20 sekundit ja Formoda 30 sekundit. Tänaku päeva võtab kõige hästi parem kokku see, et SS9, see oli siis enne hooldusala, ütles, et kui eile oli kehv päev, siis ma ei tea, et tänase kirjeldamiseks pole sõnu, siis hooldusalast tuli see Hyundai sotsiaalmeedia see asi, et Tänak rendis ütles, kui oleme inseneridega lähme hullu parema, ma usun, et läheb paremaks. Ja siis tuli SS10-sse ja ütles, et et teeme siin pimetesti, et insenerid panid midagi küll ja mina pean siis avastama asju, et lootasin, midagi läheb paremaks, siis hakkas naerma, et kõik on sama, et väga huvitav. Et selles mõttes, et ei saa öelda, et ei katsetatud, aga kui katsetati, siis mitte miski ei muuda seda autot. Ma ise ei võrdleks enam Toyotaga, ma ise ütlen, mitte miski ei muuda seda autot konkurentsi võimeliseks isegi Formoda võrreldes, et ta on ju läbi päeva olnud ikkagi ka tiimikaaslastest aedlasem, eks ole, mis on see nagu mure, et MM-sarja rotu võttes see 5. koht versus 7. koht, see on asi ka, mida püüda tegelikult, eks ole, aga Formoo kaitseks võib-olla võiks seda öelda, et ma ei tea, lihtsalt nagu mõte tuli, et Formoo on nagu harjunud kehva M-spordi Fordiga sõitma, et kui palju see halvast teades Hyundai ikka kehvem on kui see M-spordi Ford, et tõenäoliselt on isegi parem, et Formoo võib-olla nii palju ei vingu lihtsalt selles osas, et ta võib-olla ei tea veel täna, kui heaks seda autot on võimalik asfaldi peal saada. Aga mis seal ikka, et kogu see Hyundai teema on igatepidi läbi arutatud ja ma ei oskagi rohkem midagi kaasa mõelda. Tore muidugi, et ikkagi nagu ralli jooksul või päeva jooksul alati nagu proovisida, see kommunikeeriti niimoodi, et ikkagi taheti ja prooviti, aga lõpuks ikka sittagi välja ei tulnud. Jaa, õige. FIA lubab meil ropendada nüüd. Tule Tormi küsimus, ma võtan paar küsimust. Millal oli Ott Tänak viimati puhta sõiduda 8. kohal? Ülihea küsimus. Ma arvan, ma ise vaatasin siin, ma ei jõua süvaanalüüsi teha, aga ma pakuks, et see T-Maciga ei olnud ka vist nii hullu tulemust. Et 7. koht ei T-Maci ajal, see on siis 2016, siis on paar sellist 7. kohta on kirjas ja Prantsusmaal kuskil 10 lõppu, et me peame vist vaatama aastasse 2015 või 16. Päris.
see on ikka karm. Me mõtlesime, et see M-spordi see Puma hooaeg oli hull, vaata. No seal oli hull oli see, et 4-5, et oh no, vaata, et sa võidule sellist asja. See on, ma ütlen, selle võiks kunagi välja mõelda küll arvutada. Ma homme võib-olla võtan aega, et arvutan, et see on ikka nii. See on nagu nii rets. Ja ma olen nõus, et see olukord on lihtsalt nii veider, et ei olegi harjunud sellega, kui me võtame 10+ aastat tagasi, võib-olla oli mingid kohati, mingid olukordi, et tegelikult me teame, et sel hetkel, kui Ott WRC sarjas kõrgemas klassis sõitma hakkas, et on alati olnud ikkagi kiire sõita, küll jah, me saame rääkida mingitest offidest ja muust, aga puhas kiirus on ikkagi nagu alati seal. Ja kui me täna vaatame, et kus kohas on puhas kiirus, siis see tundub nagu see paneb kuidagi üli hästi. Polegi seda rallit mõtet vaadata, sest kõik on liiga valeti. Ja ei mõtle, see paneb kuidagi selle ralli või tänaku karjääri päris huvitavasse konteksti, et sees mõttes puhta sõiduga ei ole olnud laiast aastast 8-10 aastat täitsa ulme. Et aasta 2025 on ta kõige kehvem puhta kiirusega ralli. Jah. Sandor tegi selle täpsustuse, et see küsimus, siis Sandor ütleb, et Ott kasutab aastaid legendis ingliskeelset sõna hukk. Hukk oli see okei, loomulikult. Ma mõtlesin, mis kuradi et see on nagu kuskil Setomaal võib-olla kasutatakse seda, aga ilmselt mitte Hyundai Rally 1 autot. Aga hukk on siis tegelikult lihtsalt selline väike lõikamine. Ja sisekurvi selline lõikamine, aga kus siis on väike tasapinna muutus ka, et see hoiab seda ratast siseratast kinni seal, et on teada, et natuke võib-olla võib julgemalt seda kohta seal tempo mõttes minna. Mis sõna sina kasutad sellises kohas? Ka hukk ikkagi, jah, sest eestikeelset vastet seal ei ole head, et me võime küll öelda nagu lõika, aga lõika head, see läheb nagu nii lonkamiseks kuidagi, et see hukk on kõige mõistlikum väljend sellise olukorra. Oled sa mõelnud, et äkki peaks kasutama sõna selle asemel edaspidi? Gunnar Jauks, äkki ta toob ikka Eesti ralli leksikas uue sõna? Me eile rääkisime põgusalt minu sellest Saaremaa ralli projektist, et siis me mõtlesime, et teeme Delfiga nagu terve nädala vahetuse jooksul kajastuse, videoloogid ja kõik muud asjad, et siis ma võin selle sinna kuidagi sisse tuua, et kui me reket teeme, et ma siis panen kuhugi sisse et siis võib-olla vaatajatel on tore vaadata. Räägi M-spordist ka. M-spordi Matt Erlan võttis. Matt Erlan ütles, et tore on selle ralli 1 autos olla, aga ta hästi võiks ka minna. Ütles vahepeal kokku, et läbi ralli ikkagi ralli 2 parematest aedlasemalt, mis on ikka häbilugu, ükskõik mis mees sa oled. Et ta päeval, ma ei tea, kas eelviimasel katsel, et ütles päris hästi võttis kokku, et Jaur on sellest läbi päevaga jätkuvalt otsi masina tasakaalu, et äkki räägiks parem ilmast või milleski. Et nii oligi, et selles mõttes, et tasakaalu ei ole, kiirust ei ole. See sõidujoon, see Munster tuli ütles ka, et ei sulme, mis seal toimub, et mis see Matt Erlan selle ees teeb, et see ei püsi üldse teel. Ja nii oligi. Jah, ega ütleks, et Munsteri poolt vaadates, mis ta teha saab, kui saab avalikult natuke kiruda McErlanit, et ilmselgelt on ta parem sellest kehvast seisust kui Munster. Munsteril potentsiaalselt on ju võimalik ikkagi Oti taha 8. kohale tõusta, ei ole seal Munster peale välja sõitu. Ei, mitte Munster, vaid McErlan. Matt Erlan, jah, ideeliselt on 10, seal on Rossel on 20 sekundit, ta laseb selle Rossel, Drachon ja Matt Erlan on selline võitlustrio läbi päeva olnud, mida ei pane tähele. Aga see tundub jälle ongi, et sa võitled ralli 2-dega ja kui sa neid ära ei võta päeva lõpuks, siis on jälle kuidagi asi appu, Et kui seal homme mingisugust head minekut ei leida, siis selle Cajone'i ta võtab ära, aga Rossel Johan on ikkagi päris tempo peal sõita seal asfaldi peal, et temaga läheb küll maadlemine keeruliseks. Ja nüüd, kui me mõtleme ralli 1 versus ralli 2, kurat, ausalt öelda, see on piinlik. See on piinlik. Et mõtle nüüd hüpoteetiliselt, lihtsalt jälle hästi tobe nagu vormeliga midagi võrrelda, aga mõtle, kui sul on F1 ja F2 nagu rajal koos ja siis tuleb mingisugune F2 ja loputab F1 ära ja stabiilselt on kiirem. See tundub nagu nii kuradi jabur, et see, ma räägin, ongi tobe vaadata lausena.
Jaa. McDurlan oli osaline päeva naljatamas videos, et kes ei ole vaadanud, siis Dirtfish tegi seal täis kõndimas ja siis McDurlan ja Tänak seal ajasid juttu omavahel. Ja siis oli ka see noorem mees seal Dirtfishis, ma nime ei tea, läks juurde, ajas neid juttu, et ja siis Tänak ütleb ka, et muidugi, või McDurlan rääkisid, et kuidas siin omavahel peab tuttavad saama ja värki, et selles mõttes, et on, et ralli seltskond on üks ja siis nagu see Dirtfishi vend ütles, McDurlan küsi nüüd midagi kaamerasse Tänakult, mida ta ei tea sinu kohta ja siis Tänak kõrvalt ütles, kuule, ma ei tea isegi vanad on, siis kõik naersid. et selles mõttes see McDurlan on selles mõttes ikkagi nii uus kuju seal rallimaailmas, et ei ole veel isegi seda teada saadud, et kes selle päevaga sõiduliselt päästis, et nalja tegi, oli Munster. Ainus esimene Rally 1 autodest, kes siis tegi apsu, kiire parem kurv, joppas ikkagi otsendamisin, et sealt täpselt 2 puu vahelt. Ja siis need Hispaania ralli publikud, ma naersin, vaatasin 2 korda seda üle, et see auto oli seal kuskil põllu peal võsas kinni, 10 venda tulid, 5 tükki lükkasid tagantpoolt ja siis 5 venda eespoolt vastu ja siis vaatasid, et 10 lolli vend, et auto ei liitud loomulikult, kui 5 on eest ja 5 on tagant, et lõpuks kuidagi sai selgelt see tehtud, et kuule, kui välja sõit on, ma hakkasin mõtlema, sa oled ka võib-olla välja sõitnud, kuidas see üldse juhendamine on inimestele, et mida teha, et kaardilugeja töö on see vist või? See on hästi keeruline, et Eestis ja Soomes on lihtne. Seal on publik on nii tark, et enne kui sa üldse aru saad, et sa oled välja sõitnud, on su auto juba tagasi raja peal. Aga seal lõunamaadesse lähed, siis on tõesti asi on nagu päris segane. Keegi ei saa aru, mida teha või kust aidata ja siis kõik tulevad nagu aitama ja siis nagu katsuvad autot, et keegi nagu ei lükka teda. Aga võiks olla kaardilugeja töö, sest piloot peab ikkagi autos olema ja nii-öelda kaasa aitama autoga sõitma. Aga ma räägin, et nende lõunamaalastele tihtipeale ei tee selgeks, et see auto oleks vaja tagasi tee peale saada. Nad nagu rohkem naudivad seda actionit. 3 minuti asemel see Eestis oleks 1,5 väljaselt või 2. See oli nagu nii, et vennad tulevad, vaatavad ja siis vaatavad, mis siin teha, et selles mõttes midagi. Kiidame veel ralli TV-mehi, kes tegid selle päeva lõpu naljakaks. Kui Munster sealt finišisse jõudis, siis vist oli härra Julien tuli küsis, nii, kuule, kas sa ikka tead, et meil see sinu boss Millenär kommenteeris seda ratset, et räägi siis talle, mis juhtus sinu otse, vaata. Munster läks täiesti näost ära, ta ütles, et mis ta point oli, et rumal viga aga et vahed olid suured, 2 punkti oli justkui käes, aga samas, kui ma lihtsalt ruisiks, siis ma ei õpiks midagi. Mis oli nagu, selles mõttes oli hea point, et Munster, tema ülesanne, et võib-olla sellest 2 punktist väärtuslikum on ikkagi see, et ta üritab täisgaasiga sõita ja mõnes mõttes ta mulle selgitas selle apsu ära, et ja, ma olen nõus sinuga, et selles olukorras mida teha, et üldse edasi areneda, 2 varianti, kas sa tiksud lõpuni või proovid midagi. Et kui sa ei proovi, siis teada ei saa, sest me teame, et nad tulevad ka järgmine aasta tagasi sõitma sinna. Et igal juhul tasub proovida. Ja ega täna on see punktiseis selline tal, et ta saab selle 2 või 1 punkti, kurat, ei juhtu ka midagi, kui ta saab 0 ringi. Et selles mõttes ma ei ütle, et nagu see mingi draama hull oleks olnud. Selles positsioonis, kus ta oli, auto ei sõida, ta ise ei sõida. Kurat, proovi siis, äkki saab mingid mõtteid juurde. Jah, et see on naljaks. Ma ei tea, kui perses see Hyundai ei ole peaks, et M-Sport siin nagu kätte neid saaks. Ma ei kujuta ette. Oota, ma korra küsin sult vahele. Mis sa arvad, kui me järgmine aasta sõidame uuesti Kanaaride rallit ja oletame, et Hyundai ikkagi on olemas, on ju. Kas see seis on nagu oluliselt parem või? Ma usun küll, mis asja, sul on Jotterid ja asjad, et sul on ju ikkagi, ma arvan, nüüd nad teavad viga. Selles mõttes ma arvan, nad teavad viga. On see, kas ta nüüd, ütleme nii, et ma usun, et Tänak või Neville peaks olema, on Katsutas kiiremad. Seda küll, jah. Et kas siin rallil, lähme siis Toyota juurde kohe sammud, et kas siin rallil nendel kiirematele meestele oleks võimalik vastu saada, ma olen veidi skeptiline, aga võtame Toyotad, võtame sealt kõige kehvemast ülespoole, et kõige kehvem siis loomulikult Sami Bajari, kes ei olnud mitte sõiduliselt kõige kehvem, vaid päeva viimasel pikal kiiruskatsel
ma ei tea miks, aga läks hullu ajama, noh selliselt oli üleni rohelisest nagu kõigi vastu põhimõtteliselt, Evansi vastu, Ogier vastu, Ratsuta vastu ja siis sõitis vasakkurvi, mis iganes, et ma eeldan, et seal oli seda kiirust palju ja seal oli kiirust palju ja tegelikult võib-olla isegi ma ei kuulnud legendiga seda kohta, et või soome keelt ka tegelikult ei mõista nii palju, et kas see kurv võis olla natuke kiiresti kirjas või natuke halvasti kirjeldatud, sest tegelikult kurv nagu nii-öelda läks lahti, on ju, et ta läks laiemaks, aga ta läks tagasi kitsaks sealt lõpus, et ta kasutas seda tee nagu maksimaalselt ära, täpselt selle laiemaks koha võrra, aga see tee läks tagasi kitsaks selle koha pealt, ehk siis ta võttis selle lõpuks nii-öelda võttis selle rajapiirde kaasa sellest punktist, kus rada läks tagasi kitsaks. Nii et kas seal võis olla nagu mingisugune raja kirjeldamisprobleem, et rekke ajal ta sai lihtsalt öelda, no see oli ju teine läbimine samas, mis teeb kummaliseks, ja Ratse varem ütles ka, et ma riski ei võta, et mul on nii hea rütm ja auto on nii hea, ma riski ei võta, et sõida lihtsalt puhtalt ja ta on selle Ratse varem läbi sõitnud, et see kõik on kõik väga kummaline, pluss Bajari ja Ratsuta finišisse tulek oli väga oluline, sellepärast, et nemad võtavad, eks ole, võtavad ära punkte Neuvillilt, nemad võtavad Tänakult punkte ära, seal need viis Toyota pidi finišisse tulema ja siis Bajari teeb sellise asja, et see on ikka pahandus, ma ütleks. Ei, on ikka, et tegelikult ju jälle, ütleme siis hea sõit või okei sõit ja kindlad punktid oleks, on ju, et selles olukorras oleks olnud mõistlik võtta, et läks nii, mis seal teha, noor mees, loodetavasti aega õppida on. Jah, Ratsutas ma fikseerime ära, Ratsuta on 4, et enne oli 5, nüüd on 4, Ratsuta pole mitte midagi põnevat päeval rääkinud, et tema mingi hetk küll vihjas, et võiks suruda rohkem, aga peab, et on kohada rahul, et ma saan, mina rauda lugesin välja, et tiimist vist oli ikkagi öeldud, et ära Bajariga punasesse mine, ära selles mõttes ära võidusõit matta, et leia rütm ja pane ära minu hulluks, mis tundub aegu kõik arvestas loogiline, aga ei ta vist kordagi rahul olev oma sõiduga pole ka veel olnud, et kuidagi selline. Ei tohinud olla, ei olekski tohtinud olla, et selgelt ju ikkagi, selgelt, ta on ikkagi Bajarist kuigi palju aeglasemalt, et kui me võtame ka eilse päeva lõppu, siis ta oli 10,7 Bajarist maas, mis on ikkagi Ratsuta kohta nagu traagika, ma ütleks, sellisel pinnasel, sellisel rallil. Aga ei, nii kaua, kui ta püsib tee peal, ma ei saa öelda, et ta midagi halba teeks, et tema puhul halb oleks off lihtsalt. Kui ta selle ralli lõpuni toob mingi adekvaatse tulemusega, on hästi vist. Ratsuta kohta on nagu keeruline vaata midagi öelda, et mis on hea ja mis on halb. Et tahaks öelda, et tema jaoks peaks hea olema juba nagu poodium ja ralli võita, aga nii see ei ole. Et siis nagu ütledki, et peas, et ta selle auto lõpuni toob. Ja edasi Evans ka, Evans liidrist Roamperast minut 10. Teisest kohast Ogiers 25 sekundit, aga Evans laiastas päev oli nii, et ta tuli selle parima ajada finišisse, siis finišis öeldi, et näed, et hetkel esimene järgmiselt tuleb paremini ja see ei üllata, et auto toimib hästi, aga ma pole enda sõiduga rahul. Käis, selline läbiv toon oli läbi päeva, et miski pärast võiks öelda, et 3. koht, et võiks olla ka see vastus, et et ma olen MM-sarja liider, ma ei lähe siin hullu aja, ma sõidan kontrollitult, aga sellist tooni pole kordagi olnud, ta pigem on olnud see, et olen ise kehv. Ja iseenesest päris huvitav, et miks sa ütled siis niimoodi, et me võime öelda, et Ogier ja Roampere, et Ogier on ilmselgelt ju asfaldite peal ikka tõeline meister ja täna Rovampere selgelt ikkagi Ogierist kiirem, andke andeks, aga Evans sellises olukorras, kui Ogieris ja Rovampere vastu, vaevalt see Evanski vastu saab, on ju. Et ma ütleks, et see on selline tähtis stabiilne, võib-olla grammi võrra Ogierist lihtsalt kehvem päev, aga kui me vaatame eilse päeva lõpuks, siis Evans ja Ogieri vahel oli suurusjärk 10 sekundit, tänase päeva lõpuks 23, see on selline stabiilne, täiesti stabiilne, ma ütleks, Ogieriga ei ole suurt vahet. Et ongi jälle selline gramm per katse on nagu aeglasem, on ju. Aga jälle,
punktisarja liider, võta kindlad punktid, suure tõenäosusega lähed meistritiitlit võtma. No. Pole vaja kogu aeg vinguda ka, et võib vahepeal öelda ka, et kõik on hästi ja sõidame oma sõitu. No. Kas harrastustiimi pealik Heido Raljurand ütleks seda, et Ogier'le tule, et see Roompere kinni ei püüa, lase Evans mööda, et Evansi 2 lähimad konkurenti on Neville ja Tänat, isegi juhul, kui tõenäoliselt on, eks ole, et teise ja kolmanda koha vahe on mõned punktid, et sul Ogier on täiesti savi, et seal nüüd, ma ei tea, siit MM-sarjast, MM-etappist alates hakkab neid medaleid saama, et ma arvan, see peal juhul see Ogier selle mingi Granaari saarte ralli hõbedaga, see paneks võib-olla kui sauna ukse alla midagi lihtsalt, et külm sisse ei tuleks, aga kas see olen ma väga loll, et Ogier võiks Evansi mööda lasta või? Ausalt ütlen, siis ma ei näe nagu põhjust, miks peaks laskma selles mõttes, et tiimisport, konkurendid. MM-sarja, MM. Aga nad on nagu nii kaugel need nii-öelda peakonkurendid, et ta suurendab oma vahet. Ainus, kes nagu võib mängu tagasi tänasest seisust tulla, mulle tundub on Roompere, kes on liider. Et ma ei tea, ma ei oska öelda, aga seal on kaks aga. Mulle tundub, et Ogier'il ei öelda kunagi, et hakka meeskonna mängu mängima. Ja teine on see, et nagu pole ka nagu päris selget olukord, et seda peaks tegema, et punkti vahet arvestades. Lemmik asi, mida Ogier täna ütles, selles mõttes ta mingi hetk ta natuke torises juba, et ei pea ütlema, et Roompere teeb täna kiiremini. Mul väga meeldis see, et see SS9, vaata lõpp, see, kus tuli sealt mäest alla, turistiki vahelt, see sama SS2, sama sarnane koht, kus see Bajari mäsa pani. Siis ta ütles, et tsiteerin Ogier, et kiires lõigus oli kõrval turistik, et ma olen selliste asjade jaoks liiga vana, et see oli natuke hirmus. Et see vend hakkab esimest korda fikseerin ära, et Ogier ütles, et ta on võib-olla liiga vana. Esimest korda võib-olla kuulsin ta ütles, et ta on tervelt koju jõuda, et 41 on vist see aeg, igadus hakkab selline keskiga, tundub Ogier puhul. Sa tead, Eigo, sul on selle keskiaga ikka täitsa segane aru saab. Ma räägin, et 6 aega tagasi ütles, et mina 29 aastal olen keskialine. Nüüd on 41 keskiga. Kus see siis on päris? Nii, kuidas saade vajab teemat, et see, et kui vaja on 50, kui vaja on 25, pole vahet. Okei, aga ei tegelikult, ma arvan, et Ogier'i asemele võiks ju tuua küll kellegi, et eks tore on teda ikka näha, ta on äge tüüp aga ta on nii palju juba rallimaastikul ära teinud, et toome kellegi uue pulti. Ja meelega olen seda meelt, et ta võiks jääda kas või nõuandja rolli rohkem, et mis me seda autot ikka kinni hoiame. Ja eks-ralli valitseja 12 kiiruskatset sõidetud, 12 võidetud, et võib-olla kui saadet kuulata, võib-olla hinnaratsel võttis keegi võidu käest ära. Ralli võtab kokku see SS11 intervjuu, et Julien küsis, kas su lepingus on ratsevõitude lausel, Roompere kahjuks mitte. Julien, et kas järgmine kord paned selle sisse, siis sellistel rallidel oleks abiks küll, et kuid ma olen väga harva olnud olukorras, kus katsevõidud tulevad nii lihtsalt. Mis on lihtsalt, see on nagu, et ta kogu aeg on läbi päeva, et ma ei ole pidanud isegi suruma, et ma naudin ja see, et ma katsevõidud tulevad nii lihtsalt, see vend, sa oled kõik kiiruskatsed võitud ja sa tuled ja ütled 11 nii lihtsalt, mida perset. Ja ei, no raju. Aga ma olen väga õnnelik Roompere üle, sest esimesed rallid olid ikkagi jube kehvad ju. Ja hooaja algus on olnud ikka niivõrd kehv, et isegi Teemu Suninen võttis sõna Kalle Roompere teemal, mis on viga. Aga loodetavasti tuleb see comeback, et seda hooaega põnevamaks teha ja Evansi vastu ikkagi selgelt ta võiks sõitma hakata, nii et mul on küll ainult hea meel, et tal siin hästi läheb, et olgu see ralli kui igav tahes, siis ma ei tea, vähemalt Kalle Roompere sõidab, seda on nagu tore näha üle pika aja. Nii, Eeva, 65, ma rõhutan, kirjutas ka meile, et väga tore, et naisterahvad ja ikkagi ka sellised. Muidu on ainult Roland Poomi noorfännid siin kirjutavad, sellised 18-aastased küsivad, et kas sa oled juba naisest lahku läinud, aga need on kiire küsimus või 2 küsimust võtan siit välja, et kas Roomperele teiste autospordialadega tegelemine võiks kasuks tulla, eriti
asfaldil driftimine. Kas see on selles mõttes hea küsimus küll minu meelest Evalt, et kas see pool aastat asfaldil võib olla see, miks ta siin on selline, et Ogier lihtsalt vaatab, et mida kuradit, ma ei saa talle vastu. Vabandust, ma arvan, et iga roolis, vahet ei ole, mis distsipliinil sa sõidad, iga see kilomeeter autoroolis, võistlusautoroolis tuleb kasuks. Ja kusjuures siin rallipäeva jooksul ma ise käisin karti Aravetel sõitmas siin poissmeeste peo raames ja peab tõdema, et iga kilomeetriga see asfaldisõit ikka läks oluliselt paremaks. Nii et ma nõustun. Ma arvan, et see asfaldi ringrada, eriti drifti osas, ma ei oska nii väga öelda, et see on ikkagi nagu väga teine maailm. Aga kindlasti kuigi palju ikkagi nagu seda autotunnetust annab juurde. Aga see rinkasõit kindlasti asfaldirallil, eriti Kanaaride rallil, ei ole, ma ei leia põhjust, miks ta ei peaks midagi juurde andma, et kindlasti mingisuguse eelise annab. Ja Evalt on küsimus, mida teevad sõitjad rallide vahel? Peale puhtamise, et osad tippsportlased treenivad päevast päeva, eks ole. Aga rallisportlased. Et mis see graafik on niivõrd tihe. Tegelikult, et kui me võtame sellise keskmise nüüd tipptasemel rallisõitja täis kalendrit sõitva aastakava, siis 365 päevast 200 päeval ta istub võistlusautos. Ja ülejäänud ajad siis, kui nüüd tänapäeval väga moodne on teha testrallisi kaasa, me võime panna sealt julgelt 10% juurde testrallid ja siis vahepealsetel aegadel nii-öelda kodus olles, siis ega töö ei lõppe, ehk sa tegelikult oled inseneriga kogu aeg suhtluses. Et kui selline, ütleme, kuuajane paus tekib, sa saad olla seal nädal, 1,5–2 saad kodus olla, aga sel ajal ikkagi sa oled alati nagu vestluses ja arutelus inseneridega, annad oma mingid mõtteid edasi, neil tekivad mingid küsimused ja nii edasi. Et ma arvan, et sellist nagu puhast nagu täitsa nullrallipäeva on ikkagi aasta lõikes väga vähe. Palju seda püskat tehakse? Et see on mingi, ma saan aru, et sa ei pea maratoni läbima või sa ei pea triatloni, Ironmani läbi tegema palju, aga mingi spetsiifilised asjad on ju ikka, mis nagu pead, ma eeldan, selles mõttes ma ei tea, kael, õlad, käed, jalad, et mingid harjutused on, kas on igapäevased ka, et mis need on, et mis on see, et kui üldse, või ei pea? On ikka loomulikult on, et ma arvan, et see hea tava on ikka, et sa nagu oled igapäevaselt aktiivne. Ka nendel päevadel, kui sa ei istu ralliautos, et sa ikkagi teed trenni igapäevaselt. Ja tegelikult mulle, ma ei tea, mis see aasta võis olla, aga pigem nagu aastaid tagasi võis olla 2015, 16, 17. Mulle üks Oti mingisugune repliik kuskilt intervjuust jäi hästi meelde, et oli jõululaupäev 24. detsember ja siis kõik siis konkurendid nii-öelda söövad head paremat, joovad midagi kangemat ja siis Ott ütles, et see on mentaalne tugevus, mida ta saab selles, kui ta läheb laupäeval, jõululaupäeval 24. detsember läheb jõusaali, tõmbab ennast ribadeks. A la midagi sellist oli, et tema läheb sellel päeval jõusaali ja ta teab, et ta konkurendid põhimõtteliselt ei lähe. Et eks seal on nagu kõik, on füüsiline tugevus, on mentaalne valmisolek, kõik, et eks see füüsiline valmisolek ka nagu tähendabki nii-öelda seda mõlemat, et sa oled ka mentaalselt tugev ja valmis. Ja kaalu peab ka vist all hoidma välja arvatud, kui sa oled üks selline jäme tardilude oli siin vahepeal ühel kodenud mehel viimastel aastatel. Ega minu eest Roompere kaardiluge Jonne Aldunen ka ikka iga aasta läheb kuidagi suuremaks. See on mure ei ole, et sa, mõtlen, kui sa oled see tippsõit ja vaatad, kurat, see mul kõrval kaardiluja ja sa hakkab juba 100 kilole lähenema, et kas sa siis ei annaks nagu vihjet, et kuule, et võib olla. Annaks küll. Ütleks, et kümpa võiks alla võtta julgelt. Et mis me veame seda ühte ratast kaasa, on ju? Jah. Tead, räägime ralli kahest ka, et tegelikult kui hommik nagu algas uimaselt esimene kiiruskatse, et oli näha kohe päeva esimene kiiruskatse ralli 1, et kõik on täpselt sama, seda nägi ära umbes 10 kiltsa sõidetud ja see oli Fatje, vähemalt on meil Robert Virves, keda jälgida ja Virves siis, ütleme, tegi ma ütleks, et isegi täpselt sarnase asja nagu tegi täna Pajari. Vähemalt visuaalselt, et jättis sama mulje, et tundus enam-vähem sarnase profiiliga vasakkurv, väljasõit, päeva esimene katse nagu Jürgenson reedel, mis teeb, ma ütlen, eestlastele neetud ralli on see ikka, aga
haara ise kinni sealt otsast, kus ise tahad seda Virvese asja lahata. Ja, teeme kiiresti põgusalt, aeg surub peale, aga Virvesel eile, et ma vaatasin ta Facebooki postitust ka, et oli ise ka väga rahul, aga otsis seal ikkagi seadistust, head tunnet ja nii edasi, nagu me ka eile Gunnariga arutasime, et tõenäoliselt see on, viga tuli, mis teha, et tegelikult tempo oli ka olemas, anname andeks, ei ole nagu suurt traagikat, et see ei olnud ka ta punktide peale sõitmisralli, mis on hea. Et jah, viga väga sarnane Pajariga, natuke palju hoogu kanti kurvist läbi, ega seal nagu pikalt midagi rääkida pole. Aga võtame teised eestlased, et me saime nüüd täna ka Jürgensoni aegasi näha. Eile sai muidugi, ma mainisin ka seda, et Jürgensonilt tõenäoliselt midagi erilist ei näe, et tema nagu läheb esimest päeva sõitma. Kas homme on juba tõsised ajad, siis ta on juba saanud rätsooja sõida? Ma arvan, et homme juba, kui sõita, siis ikkagi homme nagu need ajad võiks paremad olla, sest täna ta ju nii-öelda tegi ikkagi ralli esimest päeva. Et ega midagi, ütleme, tähelepanuväärset ei olnud, aga samas võõras pinnas, võõras auto, esimesed kilomeetrid rallil, ei oskagi nagu midagi oodata, et ta sõitis siin top 10 aegasid, ma kohe vaatan, SS2, top 12, top 12, seal 10 piirimaal, 12, 10, 1, jah, midagi sellist, et ütleme stabiilne ja nagu antud olukorras, kus midagi püüda pole okei. Et Jürgensoni poolt jah, midagi otseselt nagu lisada pole, aga Linnamäe ma ei oskagi öelda, Iga ratse on rallikatsautodest, ta on väljaspool arvestust, aga rallikatsautodest 10 ja rotkuvõttes siis 9, sest paar meest on ära pudenenud, muidu oleks 10, eks ole, et ma arvan, et meie ootushorisont oli tsipa kõrgemal. Ja igal juhul nõus, et ma arvan, kui oleks nagu Linnamäes esimene päev nii-öelda harjumine, kõik okei on ju, et teine päev võib-olla natuke tempot näidata, siis otseselt seda ei tulnud. Jah, kokkuvõttes ootused olid veidi suuremad, aga jälle, võib-olla täna on tähtis, et see auto lõpuni jõuaks, et tihtipeale ikkagi Linnamäel on see probleem, et kui tempo tuleb üles, siis ka neid väga väikseid vigasi hakkavad tulema, mis tihtipeale võivad kätte maksta selle ralli tulemuse. Ja et Linnamäe, meie vaates, võib-olla minu sellise arvastus ja mehe vaates, et Linnamäe häda on see, et see Alejandro Cajon, kes siis Rossellist on liidris Rossellist 20 sekundit edestab Triasini 20-ga, et see paneb ka selle Toyota Yarisega, et ta annab sõita küll, et kui selle ees oleks ainult mis ta siis Tröönid ja Škodad, eks ole, siis võib-olla saaks visata selle klausil ka, et see Toyota ei liigu, see Toyota on teine, et siis liigub küll. Kuule, selline küsimus kuulus Kalle Ojast. Mis teema nende veljade värviga Virvesel? Et Mikkelsenid oli ka erinevat värvi, kui Škodad sõitis. Selgita, kuidas sina valid üldse velje värvi? Kui oluline selline, sina on edev mees, vaata, et kui oluline selline teema üldse on näiteks? Ei ole absoluutselt oluline. Sõita tuleb selle väljega, mida pakkuda on. Et kui on värviline velg, siis tõenäoliselt see konkreetne värviline velg oli mingi pildistamist või promo jaoks, et ma ei oska öelda, et seal mingit muud tausta nagu oleks. Ja Raido küsimus viimaseks võib-olla siis, et täna ratseid vaadates et ta tabas mõttes, et vormel 1 näidata, ma ei tea, sa vist vormel 1, nagu sa ütled, vormel, et sa vist vormel 1 liialt ei vaata, seal näidatakse nagu kurvide läbimist, et pannakse erinevad piloodid võrdlusesse, et kes lõpetab enne pidurdamise, millal minnakse gaasile, et selline väga täppis asja. Et kus tuleb siis ajaline kaotus, eks ole, et kõik pannakse tänapäeval siin kaardile ära, et kas seda asja ei oleks võimalik anda WRC-sse üle? On ikka ja tegelikult kuulake järgi konkureerivat podcasti Postimehes. Ma nime ei mäleta, mis nende Postimehe podcasti nimi oli, aga seal tehti intervjuu siis minu meelest WRC sarja promootori kellegiga, kes selgitas hästi ära kõik, mis WRC live'i update on tehtud ja mis tulevad. Et soovitan kuulata ja seal
Räägiti ka sellest, minu meelest mainiti põgusalt, et tuleb, aina paremaks läheb. Jaa, tule ma lasen siis peole sind ära, et muidu kuidas siis poistmeeste pidu sa sõitsid vahepeal karti ja nüüd läheb tas labrataks ja saunaks. Kusjuures saun on soojas, sai karti sõita täna, sai paintballi mängida ja nüüd ootangi, et saaks sauna minna, jah. No võt, homme ma vaatan viimane katse, meil on pühapäev, ma just rõhutan viimane katse, et on meil, ütleme 4 saab punkti katse läbi. Kas selleks, et Roland Poom on lootust, et Roland Poom on kainenenud? Kas on lootust, et ta suudab rääkida või pigem teen homme üksi 100 saadet? Ei, ma olen kindlasti olemas, ei ole üldse probleemi. Vaevalt, aga see, et Tallinnasse jõudmine on kahtlane, ma tahtlustan natuke. Sirge poiss, ei ole üldse probleemi. Tule, okei, et näed sa rallipäev, kus 12 tundi ei juhtunud vahepeal mitte midagi, aga sai täitsa asise saata. Ma kiidan kirjasaatjaid, ma kiidan iseennast, pidasin selle rallipäeva vastu ja Roland Poom, teeme siis vana hea, et ma ütle ilusad lõpusõnad ja siis ma panen rulli peale ja sellega on seekordne saade läbi ja siis homme õhtul võtame siis selle kuulsa ralli kokku. Homme siis pühapäevased punktid kuni 5, punktikatse punktid kuni 5 ja ralli üldpunktid kuni väga palju ehk 25 ehk on vaatamist küll ja äkki ralli jumala annab Tänakule Hyundaile ka kiiruse tagasi. Nonii. Ja, nõustun. Homme võtame ralli kokku ja no loodetavasti saame midagi positiivset ka veel homme õhtusse. No, kuule, head leili sulle sinna. Aitäh sulle. Tšau. Tšau. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.